aga ikkagi see põhitõde ongi see, et osta siis seda, mis sul ära tarbitakse, et ma arvan, et sa peres saad seda samamoodi teha, et sul on enam-vähem teada, mida keegi sööb ja kui palju, siis lihtsalt ei ole mõtet üle osta. Aga mis jällegi nagu ei lähe tänase päevaga kokku, sellest, et kui tuleb nagu mingi soodushinnaga mingi hunnik head kraami kuskil, siis tegelikult tahaks selle kõik ära osta, et sul on kapis olemas, et siis võib-olla ära portsioneerida sügavasse. Et see ka ilmselt aitab, et siis sügavas ei ole mitte suur känakas, vaid sul on nagu täpselt see, mis sul ühe toidu korraga läheb käiku. Et lihtsalt kui sa selle toidu juba teed, siis ega süüakse kõik ära. Et see on nagu kõige lihtsam. Ma ei tea, võib-olla hea näide jälle pannkoogiga, et sa ei tee kunagi pannkooke ära viskamiseks, absoluutselt kõik süüakse alati ära, täpselt iga ema teab, palju ta pannkooke teeb, et saaks veel täpselt nii palju, et kõik ära süüakse. Ja noh, võib-olla jah, vanasti ma mäletan, kui me ei olnud restoraniga, et siis oli ikkagi, tegin mingi supi ja siis selle asemel teha 3-liitrine supp, tegin 5-liitrise supi ja siis täpselt see 2 liitrit nagu keegi enam ei tahtnud 4. päev seda suppi süüa, mis on ka loogiline, et pigem siis tehagi vähem, et siis ta nagu tarbitakse ära. Meil on nagu muidugi ka siin on, mis tuleb üle meie enda pereharjumustes on see, et me kuigi teil on pudelid vett on laua peal, et võivad jääda poolikuks, siis need joome meie ise ära. Et kõik sellised poolikud piimad ja asjad lähevad meie enda tarbimisse edasi ja me ei osta nagu varusse siis niisuguseid asju, mis tegelikult ei vaja varu. Et õnneks meie peres endas ei ole ka tohutuid piimajoojaid ja mingid tohutuid jogurtisööjaid, mis kipuvad kuhugi kappi ära mahtuma või nad kadunud. Et jah, restorani planeerid, et restorani menüüd siis tegelikult planeeriti sellega, et sa tead oma menüü koostisosasid ja sa teed kauba selle järgi, mida sa sinna menüüsse paned. Et võib-olla ideaalis ma näeks, et kodus oleks sama lugu, et sa enam ei tea, mis sa süüa saad tegema. Siis ma ise ei tea seda, et mul ei ole seda probleemi ka. Ma räägin, et meil ei jää midagi väga üle. Et jah, see on nagu tavakodusse natuke võib-olla keeruline üle viia, seda harjumust ei ole. Aga see aitab palju kaasa, et siis palju tulemas. Ja ma ei tea, on kellegi selle maal küsimusi, et ega ma